Tere kõigepealt. Tõesti ebaoriginaalselt loen oma tekstidena maha ekraanilt. Aga ma hoian seda siin igalt juhuks siin abiks, sest ma täna ei ole nii tubli kui Katre, kes rääkis nii ilusti ja selgelt peast. Ja ma peamiselt loodan, et minu põhimeedium ehk mu hääl peab vastu, et see viiruste hooaeg ei ole minust ka mööda läinud. Ja Karin palus siis tutvustada seda, et kuidas on ekraane kasutatud Eesti teatri laval. See pealkiri, et ekraani funktsioonid ja mõju, et see on tõesti nagu üsna ambitsioonikas, mis oli ajakavas. Ma saan aru, et ega seda mõju on erakordselt raske nagu mõõta. Küll aga mingil määral on võimalik kaardistada erinevaid funktsioone, mida ekraanid on siis täitnud laval. Ja praegu me võime küll öelda, et pigem on ekraani kohalolu teatrilaval saanud iseenesest mõistetavaks. Me näeme, et kuidas nii suured kui väiksed lavad on erinevatest ekraanidest, eri suuruses ekraanidest küllastunud. Ja üsna tavaline on ka see, et lava peal liiguvad näiteks kaameraoperaatorid, ehk siis me näeme seda otse ülekannet koha peal salvestatud materjali kohe projitseerituna. Ja see tänane teemapäev tõesti keskendub siis ekraanile, aga kohe saab öelda, eks ole, et see on kogu seda teemat, mis hõlmab siis teatrit, meediat ja tehnoloogiat, et sellest ainult üks osa. Aga samas ta on tõesti kõige eksplitsiitsemalt seda teemat esindab selline objekt, mille saab sealt nagu välja võtta. Ja tõepoolest suuresti just nimelt ekraan oli selline esimene tehniline vahendaja, mis lavale jõudis, kuigi just Katre ka avas seda, et kuidas ekraanil, kui mõistel on palju pikem ajalugu enne sellised kas siis elektroonilisi või digitaalseid tehnoloogiaid. Ja kui vaadata teatrit, mis teatavasti on ise juba multimeediumlik kunstiliik, eks ole, siis tuleb alati arvestada, et koos ekraanide tulekuga on muutunud teatrikunst laiemalt. Et kui sellega natukene põhjalikumalt tegeleda, siis kohe näeme, et tuleb tegeleda dramaturgiaga, stsenograafiaga, näitleja tööga, et see on üsna mitmeplaaniline küsimus, et ega me ei saa ekraani muust kontekstist välja võtta. Ja selle tänase 20 minuti jooksul ma tõesti jõuan anda sellise üsna lühikese ülevaate peamistest arengutest. Ja ma tõesti püüan siis nagu võimalikult konkreetselt, aga samas ka sellise üldistava ambitsiooniga välja tuua seda, mida ekraanidega on teatrilaval tehtud. Ja sealjuures ma ütlen kohe ära, et sellise teoreetilise uurijana ma ei tegele tehniliste lahendustega. Selleks on siin palju targemaid inimesi, kellel on endal teatripraktika kogemust. Aga ma tegelen tõesti esteetika ja tähendustega. Aga et kui me mõtleme sõnale tehnoloogia, ehk siis tähendagi tehnikat, ehk siis mingeid vahendeid ja samas teadmisi, kuidas tehnikaga toimida ja kuidas tehnika abil loodud tähendusi mõista. Ja kõigepealt tõesti mõistetest, et millega selle teema juures siis teatriteaduses opereeritakse. Ja ega need ei ole ka teatrite spetsiifilised mõisted. Et tänaseks on need saanud ka siis eestikeelses kirjanduses üsna levinuks. Aga kui ma umbes 10 aastat tagasi alustasin selle teema uurimisega, et vahepeal on see eri põhjustel veidi jäänud kõrvale, aga selgub, et väga palju uurijaid pole siiski juurde tulnud. Aga kui ma alustasin, siis ei olnud ka eestikeelses teatriteoorias vastavat mõistestikku praktiliselt olemas. Kunstiteadustes on visuaalkultuuri uuringutes on olnud natukene parem seis, aga ma avastasin üsnagi lageda maa. Nii et minu uurimistöö on olnud suuresti ka tõlkimis- ja vahendamistöö ja siis ka nende mõistete juurutamine, eelkõige siis rohujuure tasandil õppetöös. Ja kui teatrikriitikas hakati sellest rääkima, eks ole, siis ja nüüd ma häbitult hakkan tsiteerima kohalviibijat Andrus Laansalu, siis 90ndate lõpus ja nullindatel tuli esimesena eesti keeles esile selline mõiste nagu tehnoloogiline teater. Ja esialgu tähendas see siis kogu teatrit, kus kasutatigi tehnoloogiat, ehk siis ekraane, kaameraid, mikrofone, muid selliseid asju, aga eelkõige tõesti selline multimeediateater oli see, mida see tähendas, või siis ka intermeedialine teater. Ja rahvusvaheliselt ongi siis on veel käibel mõiste digitaalne teater, räägitakse interaktiivsest teatrist ja nii edasi. Ega sellega need mõisted ei piirdu, et see vägi kasvab pidevalt. Ja tehnoloogilise teatri lansseerija, selle mõiste lansseerija oli siis Andrus Laansalu, kes on ka täna siin, eks ole, ja see, nagu me näeme, arenes hoopiski omaette suunaks.
kus siis tehnoloogia on laval esikohal ja mitte vahendavas funktsioonis. Evelyn Raudsepp ja Henry Hütt on sellest kirjutanud üsna hea kokkuvõtva artikli, et see oli ka Evelyn Raudsepa bakalaureuse töö, kus ta uuris seda ja ta jõudis minu arvates väga hästi toimiva definitsioonina. Aga kui me räägime siis sellest vahendavast funktsioonist, siis me räägime peamiselt multimeedia ja intermeedialisest teatrist. Ja väga lihtsalt selgitades siis multimeedia tähendab eri meediumite kõrvutusel sündinud teost või multimeedialine teos. Ja intermeedialisus tähendab siis eri meediumite läbi põimitus, nii et terviktähenduse teke sõltub nende vastastikusest koostoimest. Ja need nähtused võivad eksisteerida ka kõrvuti, ka ühes lavastuses, nad võivad ka vahelduda ühes teoses ja nii edasi. Aga tõesti rahvusvahelises kirjanduses, teoreetilises kirjanduses on ekraani ja lavategevuse suhete eritlemisel olnud peamiseks mõisteks intermeedialisus. Ja see omakorda on laiem kontseptsioon, et ega see ei piirdu ka teatriga. Et intermeedialisuse uuringud kätkavad endast tõesti ka hulka eri kultuuri ja meedianähtuste analüüsi. Ja rahvusvaheliselt siis selles uurimisvaldkonnas ollakse jõutud seisukohale, et olulised pöörded üldse selles arengus leidsid aset 1990. aastate keskpaigas ja ka teisel poolel. Et Eesti teatris me näeme, et siis ka toimusid just nagu olulised arengud näiteks Fongraali teatris, aga ka laiemas plaanis Steve Dixon, kes on siis kirjutanud massiivse monograafia Digital Performance, et tema väidab just, et 1990. aastatel toimuski läänemaailmas digitaalne revolutsioon, mis tähendas uute tehnoloogiate jõudmist tavakasutajani, ehk siis arvutikasutuse jõudmist massidesse. Teatris tähendas see ka lavade täitumist ekraanidega. Et nii suuri ekraane ja nii tihedalt ei olnud teatrilavad veel näinud. Iseenesest Lääne teatris on isegi mõnevõrra pikem ajalugu sellel kõigel, mis filmi kasutus läheb tagasi juba 1920-ndatesse, vähemalt dokumentaalsesse ja poliitilisse teatrisse. Aga et tõesti selline suurem plahvatus toimus 90-ndatel. Ka Hans Theis Lehmann selgitab posttraumaatilise teatri esile kettimist just meediaühiskonna tsensuuri ehk katkestusega, alates just 70-ndatest. Ja sealt edasi, eks ole, tõesti 90-ndad on selline nagu otsustav muutuse hetk. Ja ta väidab siis, et kommunikatsiooniviiside teisenemine ja massikommunikatsiooni meediumide mitmekesistumine on teatris toimunud pöörde juures äärmiselt olulised kontekstid, et rääkides siis tõesti posttraumaatilisest teatrist, mis viidates nüüd dramaturgile tõesti otseselt selle teemaga seostub. Aga tulles tagasi Eesti konteksti juurde, siis kõigepealt ma tahtsingi tähelepanu pöörata sellele, kuidas ekraane on vastu võetud kriitikas. Iseenesest ekraanide ajalugu teatrilaval on mõnevõrra pikal, aga et üsna huvitav on see, et millise pagasi ja sõnavaraga läheneti siis 90. aastate lõpu Peeter Jalaka lavastustele. Ja ma alustan sellest, et alustades täiesti klassikalise poeetika reegleid järgides in medias res ehk siis sündmuste keskpaigast. Ja siis edasi me liigun oma aruteluga vastavalt vajadusele ajas edasi ja tagasi. Nii. Ja tõesti nüüd see tehnoloogilise teatri mõiste, mis tuli siis käibele aastal 1998 Andrus Laalsalu arvustuses Fongraali teatri lavastusele Libahunt. Ja arvustusel on väga ilus pealkiri Nägu aja pinnal, õige nägu muuseas. Ja seal ta väidab, Peeter Jalaka Libahunt on ühemõtteliselt tehnoloogiline teater ja sellena tuleb temast ka rääkida. Libahunt ei ilmuta vähimatki soovi tulla vaatajaga dialoogi harjumuspärase teatri mõistmise baasil. Te kas muudate oma hoiakut või te ei tunneta põhilist. Ja etendus lõpeb ära ja te ei hakkagi seda tunnetama. Ja lavastuse mõistmise all peetakse silmas seda, et kas näiteks kriitik, kes sealt kirjutab, tunneb popkultuuri. Näiteks The Face'i, vaatab MTV-d või mitte, et need olid siis tolle aja olulised popkultuuri värksõnad. Ja samas ta väidab, oluline on, et me ei saa ega tohi Libahunti käsitleda kui midagi uuenduslikku ja eksperimentaalset. Vastupidi, Libahunt on normaalne, enesest mõistetav teater. Temast rääkides pole mõistlik kasutada ülivõrdelisi kategooriaid. See oli siis selline väike metakriitika, sellepärast et just nende kahe lavastuse Eesti mängud Pulm ja Libahunt kriitika oli oluliselt elavam kui varasemate Fongraali teatri lavastuste vastuvõtt ja just kas arvutati selle ekraani üle ja nii edasi ja oli ka väga sellised kriitilisi hääli, mis pigem olid selle seisukohal, et küll see tehnikaga mängimine üle läheb. Aga minu jaoks on väga huvitav see seisukoht nagu Jalaka enda töö suhtes, mis on selline tunnustavalt kriitiline.
Et kus Jalakas siis selle lavastusega ühtlasi loob nii traditsiooni kui ka teeb ära nii-öelda musta töö uue teatrikeele loomisel. Ehk siis see töö sisaldas endas vigu või lõpetamatus. Ja ülejäänud kriitika tõesti pigem tegeles selle multimeedialise kihistusega üsna pealiskaudselt. Ja nüüd see teine lavastus, mis iseenesest on 2 aastat varasem, sai ka väga palju rahvusvahelist tähelepanu, millega Kongraali teater üsna palju ringi reisis, Eesti mängud Pulm, et see oli siis arvutimäng simulatsioon Eesti ajaloost Setole elukooriga. Reaalselt muidugi arvutiga ei mängitud, aga et sellisel koomilisel ja kohmakal ja samas väga nutikal viisil olid põimitud lavategevus ja ekraanil kulgev metanarratiiv, mis oli siis Eesti ajalugu. Ja osa näitlejaid siis ka läbistas ekraani, niimoodi, et seal tekkis selline liitreaalsus oma sellisel algelisel viisil, ehk siis Ivo Uukkivi ja Guido Kangur, kes seal mängisid selliseid tõsiseid Eesti mehi, et nad vahepeal hüppasid läbi ekraani. Ja arvustustest väärib tähelepanu üks arvustus, mille autor on siis kunstnik ja kunstikriitik Raivo Kelomees. Ja ka tema väidab mõnevõrra vastukarva ülejäänud kriitikale, et sisuliselt ei ole selles lavastuses midagi uut. Arvustuse pealkiri on jälle väga paljutõotav ekraan kui peategelane. Et kui Laansalu rõhutas just sellist ajapajalisust, nagu vahetut või nagu kontakti vahetu kultuurilise kontekstiga, siis Kelomees vaatab rohkem minevikku. Ja osutab, et alates teise maailmasõja järgsest ajast on kunstiliigid üksteisele lähenenud ja ta väidab, selles valguses ei ole enam ükski polümeedialine etendus juba printsiibi tõttu mingi uuendus, mis nüüdsel ajal ei ole loomulikult mingiks etteheiteks. Ja Eesti teatri ajaloost toob ta näiteks siis Leonhard Laapini 1980. aastal noorsooteatris etendanud multiplitseeritud inimese Johannes Vares-Barbaruse luulele. Ja selle taaslavastus oli aastal 2007 Kongraali teatris, et võib-olla keegi seda ka nägi. Ja Laapin on muuseas juba 70ndate lõpus avaldanud teatri märkmikus essee, kus ta siis koos mõne teise loojaga vastab küsimusele, mis meid huvitab teatris. Ja Laapini vastus on, et meil on üks Eesti nüüdisteatris või Eesti teatris rakendamata nüüdisteatri kultuuri võimalus, multimeedium. Ja ta näitab elegantselt, kuidas ta orienteerub ka lääne kunstielu uuemates suundumustes ja siis küsib retooriliselt, kes teeb esimese proovi. Ja vastus oli selge, ise tegi 3 aastat hiljem pärast selle essee ilmumist. Natuke meenutab seda olukorda, et ka tehnoloogiline teater tuli selle mõiste loojal ise leiutada. Nii et, aga tagasi Eesti pulma juurde, mille kohta siis Kelomees väidab, et lavastus on tehnoloogia kasutuselt vägagi kaasaegne ja samalaadsete arengutega kunstis täiesti sünkroonne, jäädes ühtlasi tüüpiliseks teatriks, kus on näitlejad, tegevus, muusika, hääled ja nii edasi. Ja selle lavastuse vaimustava osana, nagu ta ütleb, toob ta välja lava ja tegevusse haartava mitmekihilise ruumi ja kasutab siis tollel ajal juba interaktiivse kunsti moe mõistet immersioon. Nagu teada, et immersiivne teater sai moe mõisteks mõnevõrra hiljem ja eesti keelde on see tõlgitud kui meelteteater, mis iseenesest on ka väga täpne, et sisuliselt Eesti mängud Pulm juba sellele meelteteatri kontseptsioonile mõnevõrra vastas. Aga kumbki neist lavastustest ega arvustustest tõesti ei märkinud meediakasutuse algust Eesti teatris. Pigem selle teadvustamist, ning teadlikku nõudlust tehnoloogia ja maailma uuel viisil mõtestamise järele. Ja tõesti sellise pöörde alguspunkti, et ma vahepeal mängin sellise mõttega, et kas seda võiks nimetada Eesti teatris ka tehnoloogiliseks pöördeks, aga et seda pöörde alguspunkti võib asetades tõesti 90ndate keskpaika, kus Anu Allase kunstiteadlase sõnul algas lava lõhkumine, nagu ta on sõnastanud oma populaarsuse tööl põhineva artikli Lõhutud lava teater meedia ajastu, kus ta annab ka väga põhjaliku ülevaate tõesti varasematest arengutest. Aga tõesti juba nende paari lavastuse näitel ja Kongraali teatri näiteid võib teisigi tuua, me näeme seda, et 90ndate arengud Eesti teatris, kuigi mitte väga laialt levinud, olid siiski muu maailma teatriga täiesti sünkroonis. Ehkki neid sellisena kohe alati vastu ei võetud. Aga kuna minu uurimustöö on peamiselt keskendunud siis 90ndatele ja siis 21. sajandi algupoolele, siis just sellest varasemast osast rääkides ma saangi toetada peamiselt Anu Allasele. Ja tema toob siis oma ajaloolises ülevaates multimeedia lavastustest välja projektsiooni kasutamise arenguliini. Et alates 1960ndate aastate filmiprojektsioonidest ja tühjast ruumist kuni 70ndate aastate masinastatud lava ja 80ndate aastate plastilise ja eneseküllase ruumini.
Et ta nimetab sellist lähenemist temaatiliselt, aga samas näiteid iseenesest ongi nagu konkreetsed ja üksikud ja nende näidete puhul on selge arenguloo väljatoomine veel võimalik. Ja etteruttavalt võib öelda, et näiteks nullindate keskpaigaks on see pilt niivõrd killustunud, et enam ei saa öelda, et nüüd me areneme selles ja selles suunas. Selle tehnika muutub nagu keerukamaks, võtted muutuvad mitmeplaanilisemaks, aga et meil ei ole mõtet enam teha lineaarset arengut lavastusest lavastusse. Aga et siis 20. sajandi esimesel poole tõesti projektsioonid olid suhteliselt algelised ja täitsid peamiselt praktilisi funktsioone, nagu Allas väidab. Ja kontseptuaalsest lähenemisest saab kõneleda alates 1960. aastatest, kui fotoprojektsiooniga hakkasid laval katsetama Epp Kaidu ja kunstnik Mari-Liis Küla Vanemuses, lavastus Olen 30-aastane näiteks. Filmiprojektsiooni tõid lavale Voldemar Panso ja Mari-Liis Küla noorsooteatris, lavastus Sina minu aeg, ja Vanemuses Eva Hermakülas, Süda suvi 1941. Ja ajaliselt langes filmiprojektsiooni toomine lavale kokku just nimelt Hermaküla ja Toominga teatri murranguga, mida on traditsiooniliselt seostatud rituaalsuse, kehalisuse ja mängulisusega. Ja Allas näitab, et siin ei ole tegelikult vastuolu. Et just tava arusaama järgi võiksid olla need nagu erinevad suunad, aga Allas väidab, et vastuolu mängulise rituaalivõtsingu ning meediakultuuriga seotud teatrivormide vahel on väiksem, kui esmapilgult paistab. Teatri pealiini kõrval või vastupidises suunas liikuvad laadid on alati suhteliselt marginaalsed ning seetõttu tihti erinevustest hoolimata põhimõttelise ühisnimetajaga haaratavad. Teenivad need ju kõik lõpuks ühte eesmärki, et teater oleks rohkem teater, visuaalseid ja ruumilisi kujundeid loov etendus ning et teater oma olemasolu mõtestaks, et teadvustaks. Ja Allas väidab ka, et tühjal laval, mida siis 60ndate lõpus palju kasutati, oli ekraan laval eelkõige kui ekraan. Alles seejärel sai oluliseks selle vahendatav visuaalne informatsioon. Ja kui me mõtleme selle rituaali ja siis ekraani omavahel selle suhtele, siis me näeme, et kuidas sama olukord kordus tegelikult Peeter Jaalaka lavastustega, kes ka tegeles nimelt rituaalse teatriga. Seesama Eesti mängud Pulm näitab, et mõlemad suunad korraga on täiesti võimelised toimima ühes lavastuses. Ja mis tõesti tõuseb suure erandina esileselt nõukogude ajast, on siis Laapini multiplitseeritud inimene. Et see lavastus oli suur audiovisuaalne vaatemäng, mis kõlas pigem kokku kujutava kunsti arenguliinidega ja viitas kaasaegsete rock-kontserdite esteetikale, kus oli ka siis väga palju ekraane, lavastusi ja millega seotud on siis ka sõna multimeedia ajal päris palju. Kuigi väidetavalt kõik ekraanid päris hästi ei töötanud etenduse ajal, paraku mina seda näha ei saanud, aga selline erandlik nähtus on tõesti olemas. Ja nõukogude aja lõpus algas veel üks intermeedialise teatri oluline suund, või siis hiljem arenenud intermeedialiseks, ehk siis see on dokumentaalsus. Ja Allas väidab jälle, et pole midagi lihtsamat, kui dokumentaalse ainese käsitlemisel taotleda mõne filmi või videolõiguga autentsuse aureooli. Ja tõesti sageli on selline lihtne lahendus küll, kuigi me näeme, et on keerukamaid näiteid, kuidas tuua dokumentaalsus lavale. Aga et esimene näide on siis aastast 85 Valge tee kutse noorsooteatris Raimond Valgre elust, kus filmilõigud markeerisid peaaegu entsüklopeedilise täpsusega ajastu olulisemat piirjooni. Sarnast võttestikku kasutas ka näiteks 96. aasta lavastus Marlene Vanemuisest Marlene Dietrichi elust. Ja sarnaseid näiteid tegelikult loetleb Allas veel mitmeid, et ma ei hakka seda siin edasi refereerima, aga mis hakkab silma, et tõesti need suured stsenateatri lavastused, väga sageli ka suure lavalavastused. Nii et kindlasti ei saa väita, et multimeedia kasutus oleks jäänud puhtalt avangardteatri väljale. Ja projektsioone lavakujunduselt kasutatud näidete rida tiheneb järjest 90ndate jooksul ja võib üldistada, et lavaruumi asetatud erinevas keeles kõnelevad ja erinevad sõnumeid edastavad meediumid hakkavad siis ka lava killustama. Et just nimelt ka see libahund näiteks on killustunud lava näide. Aga selleks tuleks tõesti sellega praegu natuke põhjalikumalt tegeleda, milleks pole aega. Aga et üldiselt veel 90ndatel tähendas multimeedia kasutamine laval kahemõõtmelist ekraani ja sellele kuvatud pilte. Ekraane võis olla mitu, aga nende loogika oli sarnane. See oli frontaalne, kahemõõtmeline, eraldiseisev visuaalne kujutis. Nii, ja nüüd ma kihutan siit natuke edasi, et kui 90ndatel oli veel valdavaks võtteks kokku monteeritud eelnevalt salvestatud videoprojektsioon, siis nullindate jooksul on tehnika arenedes ja videokunstniku oskuste arenedes projektsioonid muutunud visuaalselt keerulisemaks ja samuti abstraktsemaks. Ja tehniliselt keeruka ja semiootiliselt mitmekihilise võttena on lisandunud ka videopildi live-töötluslava, ehk siis etendajad filmitakse reaalajas ning kujutis kuvatakse ekraanile juba töödelduna.
Ja see näide, mis on siin fotona, ma näen, et Taavet, selle autor on ka kohale jõudnud. See on täiesti tänapäevani väga suurepärane töö, ehk siis Hamletit, Aleksander Popeljajevi lavastus Hamletit von Krahli teatris, kus Juhan Huussak üksi mängis ära kogu Shakespeare'i Hamleti. Ja sealjuures nii, et meil ei antud seda lugu vahetult, vaid et ta tekitas seal erinevaid hääli liiklusruumis ja siis selle tema tegevuste laval koha peal töödeldud tulemusena me saime siis nagu vahendatuna selle loo. Aga 90-ndatest ja 00-ndatest võib tuua siis välja nagu teatavad dominantid, mis tõesti teostes ka veel esile kerkivad. Et üks näiteks on muutuv etenduskeskkond, et kus meil ei ole enam selline otseselt frontaalne asetus, aga üsna huvitav nähtus, mida mängiti Rakvere teatri laval niimoodi, et publik oli ümber etenduse seal lavatornides, oli siis Hans Nordbergi näidendi Aaron Juuni lavastus aastal 2006. Selle videokunstnik oli Taavi Parm, kes on teinud väga palju väga huvitavaid videokujundusi. Või siis selline keskkonna loomine oli Siim Nurkliku Kas ma olen nüüd elus draamateatris, kus kunstnik oli Liisi Eelmaa, lavastaja Lauri Lagle. Ja tõesti süveneb ka dokumentaalsus, me näeme seda väga palju, et kuidas dokumentaalsus kasutatakse väga palju. Ja see jälle näiteks Taavi Varmi loomingus lavastusest Vassiljevi põrded tegid siia, ehk siis Andrus Kivirähki näidend, Merle Karuse lavastus, aga seal oli laval siis selline teatri- ja muusikumuuseumis väga sobiv teema, eks ole, et Eesti teatrinäitlejate selline geeniheeliks, mis seal pööras etenduse lõpuks, et lavastus ise oli lihtsalt konventsionaalne, aga lõpus oli siis väga muljetavaldav videoinstallatsioon, mille loomine oli ka tehniliselt väga keeruline. Kus siis selle heeliksi moodustasid näitlejate ja lavastajate sellised liikuvad pildid, kui oli olemas filmikatkendid näiteks või siis fotod. Ja üks oluline teema, mis esile kerkib, on siis veel näiteks meediakriitika meedia enda vahendite abil. Väga hea näide näiteks Mart Kolditsa Prohvet Kukenausi Aidas aastal 2007. Ja loomulikult ka poliitilisus. Ja me näeme seda, et 90-ndate või 00-ndate teine pool on just see, et kus lavastuste lahendused muutuvad tehniliselt ja kunstiliselt keerukamaks. Ja neid tuleb järjest rohkem, me näeme neid nii sõnateatri, siis suurte teatrite laval kui ka tõesti näiteks sellistes sõltumatutes projektides nagu seesama Prohvet. Ja hiljem siis tõesti 90-ndate teisest poolest saab kogu see areng täiesti uue hoo sisse Teater Nova 99 tegevuses, mille põhjalt ma olen leidnud sellise mõiste nagu visuaalne süntaks, mida siis nendes lavastustes on üsna keerukalt rakendatud. Aga et kõige suurem meediakultuuri mõju ilmneb esmalt siis von Krahli teatris, mille lavastustest võib välja tuua tõesti televisiooni ja videotehnika arengu mõju ja ka näiteks arvutimängud, mis tuleb ka teatrikultuuri just selle kaudu nagu uue kihistusega. Ja Jalaku kõige esimene töö, kus multimeedia võimalusi süstemaatiliselt kasutati, oli 1993. aastal Imelikud inglid, kus videopildi vahendusel avardati ruumi, mitmekordistati laval olevaid siis näitlejaid tegelasi ja loodi selline ambivalentne fiktsionaalne maailm, kus korraga oli kohal nii reaalne, füüsiline keha kui ka irreaalne telepildis. Seda väidab siis Katrin Ruus, kes kirjutas sellest oma lõputöö. Ja nagu juba osutatud, et siis see Jalaku multimeediateater oli tõukepunktiks tehnoloogilise teatri teele. Ja esimesed tehnoloogilise teatri sildi all loodud lavastused on sisuliselt multimeedialise teatri näitajad, et näiteks need arvutimäng lavastused Ugalas, ehk siis ühendusel enda hollandlaja tegevus, kus oli siis jälle Andrus Laansalu üks olulisi tegijaid. Ja just nende 90-ndate lõpu lavastustele oli iseloomulikust arvutimängu loogika ja Ugalas ka veel eriti ulmekirjanduse mõju. Aga tervikuna jäid need lavastused multimeedialisteks, need sageli põhinesid üsna terviklikel narratiividel ja võib öelda, et nad olid sellised suletud fiktsionaalsed maailmad, kus etendaja ega vaataja etenduse käigus kokkulepitud sündmuste käiku muuta ei saanud. Et iseenesest nagu teame, arvutimäng just nimelt põhineb sellel, et see osaleja või mängija muudab sündmuste käiku, aga nendes veel ei saanud. Et ma kiirelt mainin see veel näiteks Ugalas Üks mees roheline ja Meremaa võlud päevakaldad, mis põhinesid Ursula Le Guini romaanidel. Ja hiljem siis ka näiteks Aurora Temporalis teatrilaboris mängiti Tartus Sadama teatris, Hendrik Toompere lavastas, et seal loodi üsna selline mitmetasandiline ekraanides küllastunud ja väga ulmeline keskkond. Ja nüüd, kui me võtame nagu järgmise ringi, eks ole, et siis 00-ndatest, siis multimeediavahendite
uuel tasemel rakendamisest teatris saab kõnelema hakata kõigepealt tõesti seoses Aleksandr Peperjaevi lavastusega Von Krahli teatris, eriti siis Luikede järv aastal 2003, Hamletid 2006 ja edasi siis tõesti aastal 2005, kui alustas Teater NO 99, kohe esimeses lavastuses oli selline live-kaamera laval. Nii et mul on selline pikemad lahti kirjutused, aga paraku ilmselt vaadates Karini nägu pean nendest üle minema. Ja ma lähengi nüüd siit selle Teater NO 99 juurde ja kõik asjaosalised, kes saalis viibivad, võivad mulle jälle vastu vaielda, nad peavad seda vajalikuks. Et tõesti Teater NO 99-st ei saa jätta rääkimata sellepärast, et me näeme, kuidas siin on see töö olnud niivõrd põhjalik, et peamiselt Ojasalu Semperi lavastused, aga mitte ainult, näitavad neid siis, aga pikem arutelu, ma teen jälle häbitult nüüd reklaami iseendale, on siis raamatus Teater NO 99 kokkuvõte, et kus ma käsitlen seda intermeedialist representatsiooni pikemalt. Aga üks näide, millest ei saa üle ega ümber, loomulikult on selline totaalne meedia ühiskonna simulaakrum lavastus Ühtse Eesti suurkogu, et kus kasutati kõik võimalikke eri meediume, siin me saame rääkida tõesti ka poliitilisest, avaliku sfääri sekkumisest, avaliku ruumi sekkumisest ja meedia kõige laiemas mõttes kasutamisest siis lavastuse osana väga erinevatel viisidel. Ja see tõesti on siis ka selline poliitilise teatri tuum. Ja teine lavastus, millega ma olen ka põhjalikumalt tegelenud ja mille puhul tõesti saab rääkida sellest visuaalsest syntaksist, on siis The Rise and Fall of Estonia, mis oli küllastunud ekraanidest. Et kui seda salvestust vaadata, siis tulevad siin siis ekraanide küllasus on väga mitmeplaaniline ja need ei pea olema alati sellised digitaalsed nagu teleekraanid, vaid et ekraanile hakkavad tööle ka näiteks aknad, et väga poeetilised on need stseenid siis tüdruku ja õunasüdamega, et kus üks väike laps vaatab aknast välja, aga et ka see hakkab toimuma ekraanina, et siin tõesti tekib selline kompleksne visuaalne süntaks. Ja rääkimata kõikidest teleekraanidest, mis seal lavastuses olid. Ja viimane näide, mu naine vihastas, mis kasutab siis üsna rikkalikult tõesti visuaalkultuuri võimalusi ja siin on oluline nagu taustamõista näiteks taasvahendamisest saab rääkida ka varasemate lavastuste puhul, aga et siin on siis ruum jaotatud kaheks, et paremal lavapoolel toimus tegevus, kus loodi siis ka fotoaparaadis kustutatud fotosid ja need projitseeriti siis seal vasakule poole ja ka siin saab rääkida näiteks raamistamisest, perspektiivist ja kõigest muust sellistest asjadest. Ja kui Ojasalu Semperi tandemi visuaalne representatsioon kokku võtta oma baaselementidest, siis ma ütleks näiteks, see, et kuidas on läbi mõeldud vaataja suhe näidatavaga, ehk siis näitlejaga, ehk siis lavastuse ruumiline ülesehitus, kus vaatajale on antud kindel perspektiiv selles etendusolukorras. Teiseks lavastuse visuaalne süntaks, ehk siis visuaalsete kujutiste ja piltide korrastatud järjestus ja kolmandaks dramaturgia tekst ja lugu, mida jutustatakse eri meediumites. Nii et siin me näeme tõesti nagu igal tasandil läbi töötatud lavastusi, et kus koostöö just nimelt selle kaameraga, ütleme niimoodi, et ükskõik on see filmi, videokaamera, on see eelsalvestatud või koha peal filmitud, et see algab tõesti juba dramaturgilise läbitöötamise tasandil. Ja kui ma püüan seda kiirelt kokku võtta, siis me näeme, et see areng Eesti teatris nõukogude aja tingimustes algas, aga ta oli siiski esialgu toimus üsna tasapisi ja me saame öelda, et muu maailmaga sünkroonis ikkagi teatralise kultuuriline plahvatus toimus 90-ndate teises pooles ja nii nagu Eesti teater üleüldiselt nullindatel liikus sünkrooni ülejäänud Euroopa teatriga, siis täpselt samamoodi me saame öelda, et ka näiteks audiovisuaalse meedia kasutamise puhul toimus see sama. Küll aga mis on eripärane, kui me võtame selle laiema intermeedialisuse konteksti, et siis Eesti teatris on see valdavalt tõesti tugevalt ekraani keskne ja valdavalt tugevalt visuaalsete kujutiste keskne. Nii et näiteks, kuigi tõesti intermeedialisusest saab rääkida ka nendes rännaklavastuste puhul, kus suur osa infost tuleb näiteks kõrvaklappidest, et ka see puhul tegelikult sellesse samasse diskussiooni. Aga mis siin muud öeldagi, et minu arvates tegelikult see arengulugu on väga huvitav ja väga mitmeplaaniline.
ja ekraan tähendab väga palju erinevaid asju ja ekraan ei ole lihtsalt ainult objekt, lihtsalt ainult info vahendaja, vaid et on aktiivne agent lavastus tervikus. Aitäh!